No tuletaks meelde, et millega siis praegune ja eelmine riigivalitsus, kus olid ka sotsiaaldemokraadid pundis, hakkama said. Siin käis pikalt maksufestival, nii nagu väljendas peaminister. Meie nimetasime seda maksufestivali maksupõrguks. Ja see, mis tegelikult peale nende maksude rakendamist ja erinevad teenuste hinnatõuse nii riigi tasandil, kus riik ise pakub teenust, kui ka need mõjud, mis väljendusid erasektorisse, siis tegelikult on ju läks põrgu lahti. Majandus seisab, majanduskasvu ei ole, majandus langes, inimeste toimetulek langes. Kõik need maksud ju sellisel viisil mõjutasid. Ja juba tol ajal, kui hakati sellega pihta, me hoiatasime. Me hoiatasime teid, me hoiatasime sotsiaaldemokraate. 28 erinevat rida. 28 erinevat rida, kus on nii maksud, teenused, me räägime haiglavoodi tasudest ja nii edasi. Te olite osalised selles. Ja siiamaani te ei ole vabandanud Eesti inimeste ees. Lauri Läänemets tuli küll nüüd praegu ilusa kõnega, rääkis lastest ja kuidas see tuleb bussiga ikkagi tuleb võimaldada, et nad saaks liikuda. Andke andeks. Teie olite need, kes regionaalpoliitika eest vastutasite ja tasuta ühiskondlik transport, maakondlik ühiskondlik transport, teie panite selle kinni. Ainuke koht, kus on veel tasuta ühistransport, on Tallinn. Jumal tänatud ja see läheb edasi veel. Ehk siis tegelikult, sõbrad, paluge lihtsalt vabandust. Öelge, et kas te olite lummatud Reformierakonna aurast, ei saanud aru, mida te teete ja allusite nende ideoloogiale, või siis te olite lihtsalt nendega koos Eesti 200 pundis, kuna need ministritoolid olid niivõrd magusad. Nüüd te rääkisite sellest, et käibemaksu tõstmine, see on tarbimismaks, see ei ole hea. See viib hästi palju raha ära, eriti nendelt inimestelt, kes saavad väikest tulu. Loomulikult, ka selle osas me andsime oma hinnangu. Ka vaatamata meie hoiatustele, teie tõstsite käibemaksu määra. Ja nüüd te tulete rääkima, et kui halb see kõik oli. No andke andeks. Nüüd, mis puudutab seda eelnõud, loomulikult, see on mingil määral vigade parandus, ehk siis need maksud, mis ei ole veel rakendatud, tehakse lihtsalt paberimajandus korda. Ja see on tegelikult praegu õige suund. Sellepärast kõik need maksud, mis te olete juba tõstud, see on avaldanud mõju, mitte positiivset mõju. Ja kui need maksud, mis on siin kirjeldatud, oleks ka rakendatud, siis oleks see olukord veelgi läinud hullemaks. Aitäh!